Nii, see koht siis, kus me siin praegu oleme, siin oleme 5. aastat ja Sonne on siis selle koha nimi. Ja kuidas ma siis nagu sattusin üldse siia sellisesse toredasse kohta siin metsa ääres või metsa sees ja piusa ääres. Et ma otsisin siin Lõuna-Eestis, otsisin endale sellist suvist olemist maal ja mida saaks siis ühtlasi ka nagu kasutada ka nagu oma joogapraktikateks ja joogalaagrite korraldamiseks ja tegelikult oligi üks koht oli Kärgulas, millel mul oli nagu hästi silm peal, aga siis see läks lõpuks ikkagi nagu teistele omanikele, et kuigi ma olin juba oma peas olin seal juba kõik ehitamas, aga siis kui ma lõpuks maaklerile siis oma selle jah-sõna ütlesin, siis oligi nii, et maakler ütles, et eelmisel päeval olid tulnud siis inimesed ja täishinnaga selle koha ära ostnud ja siis justkui nagu jäingi nagu ilma siis millestki, mida mul tegelikult ju veel ei olnudki üldse ja otsisin nendest kinnisvaraportaalidest siis ega ma ei viitsinud kunagi nagu läbi lapata neid kuulutusi, et ma panin tavaliselt nagu mingid märksõnad, et näiteks, et loodus kaunis või et jõe ääres või järve kaldal ja siis üheks märksõnaks ma millegipärast panin piusa. Ja mul ei ole nagu varem ei ole üldse nagu piusaga mingit nagu sidet või seost olnud, aga panin märksõnaks piusa ja siis tuli see selline Sonne talukoht tuli välja ja juba kui ma neid pilte juba vaatasin, siis kõik hakkas nagu helisema ja ma tulin ühel oktoobri sellisel hästi sombusel päeval, vihma sadas, oli hästi hall, tulin seda vaatama. Et ma nagu arvan, et kohti tulekski vaadata sellise hästi halva ilmaga, sellepärast, et ilusal suvepäeval on kõik kohad väga toredad, aga siis kui see koht sind ikkagi kõnetab ka sellisel pimedal vihmasel ajal, et siis ja sa tunned ära selle koha, siis järelikult on ikka õige. Nii et nüüd ma olen 5. aastat siin ja ma natuke nagu selle koha leidmise koha pealt nagu arvan ka seda, et eks nagu see koht ise nagu ka ikkagi valib endale selle uue perenaise ja peremehe ja nendel eelmistel omanikel oli ka selline soov, et nad leiaksid kellegi, kes jätkaks, mis nendel siis nagu pooleli jäi. Siin on siis üks selline workshopi või laagri korras ehitatud hooneke, mis minul praegu on siis selline kuuri rakenduses, et siin on siis katsetatud erinevaid tehnikaid, kuidas savist ehitada. Näiteks teha siia selline suvine majutuskoht. Et ma arvan, et siin potentsiaali tegelikult oleks, et võib-olla just nagu natuke see loovus nagu tööle saada ja kui ma ühe arhitekti kutsusin siia seda vaatama, et mis tema nagu arvab, mida ja kuidas võiks teha, siis ta ütles nii, et tead Inga, et ma tean seda, kuidas maju ehitatakse, aga kuidas selliseid asju ehitatakse, vot seda ma ei tea. Teine saviehitis, mis siin on näha, on siis pitsaahi, mis on nüüd sellise uuema varjualuse saanud nagu sellel aastal. Et siin on veel, katus on veel pooleli. Siin siis jah, saab pitsat teha ja lisaks ka siis igasuguseid toredaid köögivilju, panna siia ahju, näiteks kala olen ma siin küpsetanud, väga maitsva odragruubi pudru saab siit, nii et võimalusi on palju, nii et aga muidugi see värskest peast nagu see pitsa on ka väga maitsev. Täna siis ongi pitsapäev, nagu saunapäev, eks ole, pitsapäev. Ja saame siis pärast teha. Kuna ma elan seenemetsas, siis tuleb ka seenepitsa täna. Et kui ma tulin, siis mu selline esimene mõte oli, et
et toitu endale kasvatada, et mind nagu muu ei huvita, mind lilled ei huvita aga et ma tahan tahan endale toitu kasvatada ja nende aastate jooksul on siin väga-väga palju nagu nii-öelda maad haritud ja peenraid tehtud aga millegipärast nagu ikkagi õige pea nagu tuli nagu ka see tunne, et lilled on ka ikkagi väga ilusad, nii et nüüd ma ikkagi igal aastal ka laiendan seda neid lillepeenraid ja siis see, mis sealt paistab nüüd sealt joogamaja juurest, et see lillepeenar on nüüd sellel kevadel tehtud. Naiste nõgesed juba väga ilusad sellel aastal. Siis see maja nüüd otsast lõpuni nüüd siin minu ajal ehitatud joogalaagreid ja tunde ja sündmusi oleme siin siis juba 3. suve teinud. Nagu looduslikest materjalidest tehtud ja ka selline esteetiliselt nagu ilus koht joogatamiseks, mis pakub nagu hingele ja mis nagu toetab nagu seda praktikat. Nii et kui meil laagrid on, siis selline 9 inimest joogamattidele mahub siia ilusti, aga meil on olnud ka siin rohkem. Suvel ma teen siis ka siin joogatunde regulaarselt ja siis käivad siin põhiliselt nagu ümberkaudsed inimesed, et mõned naabrid ja natuke kaugemalt Obinitsast ja Uma on siis ka nagu väga suur joogataja, nii et kui meil tund toimub, siis tema peab ka alati kohal olema. Ja kassidelt on väga palju õppida joogas, et see, kuidas nemad suudavad lõdvestuda, aga samas jääda ka nagu hästi kohale, et nad võivad nagu lõdvestuda nii, et lasta oma keha täiesti pehmeks, aga samal ajal nad nagu suudavad nagu ära tunnetada ja märgata näiteks, kui mingi oht kuskilt on lähenemas, et selline kohalolu on neil jääb nagu alles, aga samas nagu lasta täiesti lõdvaks ennast. Nii, ja siis sellel aastal ma olen nagu natuke teinud neid ööbimise kohti nagu juurde, nii et selle glamping telgi siis oleme siis sellel aastal pannud, nii et hetkel on siin nagu üks selline voodikoht. Nii et kui sa siit vaatad, et siis saad natuke sellist pilti. Et selline hea hingav ja avar ruum. Esialgu panen lihtsalt 2 voodit, et tegelikult et see ruum on selline, et ega sa siin väga palju asju nagu ei paiguta, et siis järgmine savihoone, mis meil siis on ka selline pitsaahjuga varjualune. Nii et kui seda eelmist varjualust veel ei olnud, et siis meie sellised suvised istumised ja laagriga söömised toimusid siin, et siin kui teha selline ilusti koristada ära ja kaunistada et siis on siin nagu selline mõnus olemine. Ja see on samamoodi siis ehitatud siis niimoodi laagrite korras, et see oli siis ka nagu juba olemas, kui ma siia tulin. Sellel suvel ma siis võtsin 3 kana endale. Ei olnudki nagu alguses üldse mingit sellist plaani, et ma hakkan kanu pidama, aga kuna mu õel jäi nagu kanamaja üle, tema otsustas mitte jätkata kanade pidamisega, siis mul oli ma kõik, mis kellelgi on üle, siis ma toon siia igaks juhuks. Ja siis see kanamaja oli juba olemas ja siis meil oli joogatajatega laager ja siis tekkis ka nagu see aedik siia ümber ja siis juba tekkisid need 3 kana ka ja kuigi alguses ma nagu mõtlesin, et järjekordselt mingi uus asi, millega tegelema hakata ja nagu kahtlesin natuke, aga tegelikult oli see nagu väga tore otsus, et kuidagi nii palju rõõmu on nendest ja nii huvitav on neid jälgida ja nendega muidugi nagu sellist nagu jama olnud, et 2 nendest, kes on sellised pärandtõud ja nad on nagu altimad nagu hauduma,
siis nad väga tahavad tibusid ja mis tähendab ju seda, et nad samal ajal ei mune, eks ole. Nii et mina nagu tahtsin kanu ikkagi selleks, et mune saada, aga nemad arvavad vist, et ma tibusid tahan saada. ja siis on nagu olnud natuke siin tegemist sellega, et neil seda haudumisinstinkti siis neid võõrutada siis sellest haudumisinstinktist. Nii et neid peab eraldi hoidma, neid peab jahutama, näiteks on selline ütlemine, et mida vanasti tehti, et pista tagumik külma vette ja pane siis kana korvi ja riputa puu otsa. et siis see nagu see jahutus, sest kui ta hauduma hakkab, siis ta nagu soojeneb ja nagu kuumeneb nii-öelda. Et siis teda tuleb jahutada ja teistest eraldi hoida ja mitte lasta siis pesa peale, nii et selle kõigega on nagu siin olnud nagu tegemist. Nii et eriti see hall, kes on siis see pükstega nii-öelda kana praamatõug, et temal on juba 2 perioodi olnud, et kus ta ikkagi nagu mõtleb, et nüüd võiks nagu tibusid tulla. Siin on jah niimoodi, et see võrk on siit pool meetrit ka niimoodi väljapoole toodud. Ehk et kui see rebane tuleb, siis rebane hakkab siit kaevama, eks ole. Et ta ei tule selle peale, et hakata siit kaevama. Et tema läheb ikkagi siia selle aia äärde, aga siin on võrk on maas nagu poole meetri ulatuses, kui ümber kogu selle aediku on siis nagu ka võrk, et ja siin on jah, sellised piisavalt väikesed on need vahed, nii et siit ei tohiks ka nagu see nirk läbi minna, nii et siin meil ühe joogalaagri ajal oli küll nii, et me olime samal ajal ise tegime saalis joogat. Ja kui me lõpetasime, siis vahepeal oli käinud nagu rebane, keset hoovi teinud oma hunniku. Uma oli selline väga endast väljas kogu selle asja peale, et eks see väike peibutus tegelikult siin need kanad ole, et kutsub nagu kiskjaid, aga samas ma arvan, et need rebased nii või naa on, eks ole, siin liiguvad, et nii, täna veel ei ole mune, et siit siis pääsen nagu pesale ligi. Aga siis, kui neil parasjagu seda haudumisinstinkti ei ole, et siis ma ikkagi olen saanud 3 muna päevas. Jah, et see tsükkel ongi neil 24 kuni 28 tundi. Ja siis ma ikka nagu, kui sa vaatad siis seda muna, siis täitsa imetlus tuleb peale, et ta nagu ööpäevaga enda sees nagu valmistab selle. Täielik ime ju tegelikult. Ja siin on need kuidagi eriti sellise tugeva koorega ja eks ma nagu poputan neid ka ikka. Toon neile igasuguseid lehtkapsalehti ja vesiheina ja lasen neid ikkagi siin väljas nagu ringiga jooksma, et siis ikkagi nagu tore on vaadata, kui nad nagu südamest siblivad, ja rõõmu tunnevad elust. Ja hästi kollase munaga. Ja hästi kollase munakollasega, jah. No tulge, tibi. Siis nad tulevad jooksuga. Kus Halju on? Halju ka? Halju! Aga ma olen ka seda lugu kuulnud, kuidas kull tuli nagu kanakarja ja kuidas kukk esimesena läks puu otsa peitu. Tarbeaeda üldse aeda ei olnud, nii et kõik need peenrad siin on nüüd kujunenud nüüd selle 5 aasta jooksul, nii et siin selles peenras põhiliselt siis ma kasvatan nagu taimi, mis oleksid nagu sellised teetaimed ja ravimtaimed ja et sellel aastal on siin mõned taimed on nagu väga ilusad, näiteks saialill on väga hästi kasvanud selle niiskusega
ja siis seal otsas ma kasvatasin maarjaohakat. Maarjaohakas tahtis väga seda niiskust, aga no praegu nüüd on nagu juba ära läinud need taimed ja kummel oli selle niiskusega hästi ilus. Siis Moldaavia tondipea. Siit on veel natuke näha, mõned õisikud on veel nagu alles. Et väga maitsev teetaim, et selline melissi ja nagu natuke mündi maitset ja selline hea nagu värske ja selline nagu rahustava toimega taim, et siin on siis tegelikult nagu see peenar, kuna me praegu oleme sellise päris liivase koha peal, siis tegelikult siin on nagu ehitatud peenar, et nii-öelda selline kaevamisvaba peenar, sest siin oli seebilill, mis nagu muutus nagu nii invasiivseks, et ta ei lasknud nagu üldse teistel taimedel nagu kasvadagi ja siis ma panin siia katte alla ja panin siis lehtpuu haket ja peale siis mullakihi ja noh, et see lehtpuu hake siis ka nagu kõduneb seal, nii et seal nagu tekiks nagu siin kokkuvõttes sinna vähemalt 30 sentimeetrine kasvupinnas siis neil, et sellel aastal nagu küll tundub, et seal nagu nüüd teist suve on see peenar, et sellel aastal tundub, et väga hästi nagu kasvavad taimed siin. See on nagu tulnud nüüd ise siia peenrasse ja see on kirburohi. Et tegelikult ka kirburohtu nagu kasutatakse ravimtaimena. Aga ta on vist nagu neerudele ja maksale on nagu hea. Siin ma nagu vaatan, et tegelikult nagu paprika kasvab väljas nagu nii hästi. Et järgmisel aastal ma nagu mõtlen, et ma seda tomatit paneksin nagu kasvuhoonesse rohkem ja paneksingi rohkem seda paprikat õue. Sest õues nagu mul ikkagi see tomat nagu kipub ikkagi nagu ära mädanema, et sellest õuest tomati kasvatamisest siin ei tule nagu midagi suurt välja, sest et noh, aedniku jaoks on see koht natuke keeruline, sest me asume nagu jõe ürgorus ja siis kogu selline nagu niiskus ja jahedus nagu koondub nagu siin ka suveööl võib olla siin nagu väga jahe ja seda niiskust on palju, eriti nagu sellel aastal, nii et aednik peab nagu siis nagu leidma siin sellised taimed, mis nagu vastu peavad sellele kliimale siin ja valima siis nagu sellised taimed, mis tahavad siin kasvada. Mulle meeldib igasuguseid erinevaid kapsalisi kasvatada, nii et sellel aastal mul oli palju lillkapsast ja siis esimest korda ma siis ka nagu kasvatasin. Issand, see on nagu nii suureks kasvanud, see punane kapsapea. Ma ei tea, kas ta võib ka nagu vanaks minna või? Küsimus. Et see on nagu nii suur. No, teised on natuke väiksemad, nad on küll sellise nagu natuke sellised koonuse kujulised. Ja siis minu nagu kõrvitsalistest on minu nagu lemmikud Hokkaidod. Et sellel aastal on neid vähe üldse, see kõrvitsalised on nagu sellised nirud siin sellel aastal millegi pärast. Üks tomatitaim läks mul aga käest ära ja metsikuks. Et see ongi nagu mingi selline nagu põõsas tomat, vaata. No vaata. See on mingi sellised väiksed kollased tomatid on sulle. Noh, ega nad enamus ei saa ju nagu valmis ka, eks ole, aga noh, ma nagu mõtlen, et siin võiks ka nagu teha nagu ikkagi mingi sellise valiku, et millele sa seda kasvuhoone ruumi siis nagu annad, et siin on mul sellel aastal ainult 13 tomatitaime, et ma tegelikult järgmisel aastal mõtlen, et nagu ma panen tomatit ikkagi rohkem. Kurki ma ei pane, sest et kurk kasvab ka väljas ja siis et siin sa võid nagu vaadata, siin on meloni katsetused, aga nagu noh, see ei saa nagu valmis, on ju. Et kas on nagu mõtet nagu seda ruumi nagu siin anda nagu sellistele katsetustele ainult, et noh, kui on nagu soosiv suvi, siis ta võib valmis saada, aga teist suve järjest nagu ta ei saa valmis. Sellel aastal näiteks on nagu väga võimas basiilik.
ja siis ma vaatan, et ta on nagu tohutult kasvatanud seda taime, aga vilju on nagu väga vähe küljes, et noh, siit nagu hakkab nagu õitsema, eks ole, aga üksikud nagu viljad, samas nagu see on Peruu füüsel, aga siin väljas on siis maasikfüüsel, mis on nagu väiksem ja sellel on nagu vilju näiteks palju rohkem küljes, eks ole. See maasikfüüsel on jah, ta on nagu väiksemat kasvu. Ja vist on nagu varasem ka, mulle tundub. Need on mini-baklasaanid. Eelmisel aastal mul olid need hästi-hästi täis, aga noh, sellel aastal on nagu üldse selline nagu keerulisem see kasvatamise hooaeg, aga noh, sellel taimel täitsa on siin neid nunnusid küljes. Et nad on nagu selles mõttes on nagu hästi toredad, et nad ei saa siin taime küljes vanaks kiiresti, et ta võib sul siin mitu nädalat olla ja oodata, millal sul nagu tuleb see baklasaani isu, et noh, suvikõrvid saab nagu kohe kiiresti vanaks, eks ole, aga saun oli siis siin olemas juba, kui ma tulin. Lihtsalt ma nagu ise panin uue saunaahju, nii et mul oleks selline hea kiiresti soojenev saun ja suvel on tõesti nii, et 45 minutit, sul on saun valmis. Selline tavaline Soome sauna tüüpi saun. Ja seal üleval, kui sa seal istud, siis sul on see vaade nagu sellele jõele. See on nii tore, et sa ei taha sealt üldse alla tulla. Ja sellel suvel siis kõikide nende vihmade ajal oli siis see veetase siin jões selline, et see, kus ma praegu seisan, see oli vee all. et üle meetri nagu tõusis vesi kõrgemale jões. Ja nüüd on ta sellises nagu tavapärases suvises sellises jõesängis. Piusa vesi on hästi külm, selline 16 kraadi, võib-olla sellisel hästi soojal suvepäeval natuke soojeneb, see on siis 18 kraadi, aga saunast minna on ikkagi väga mõnus. Ja siin mul kasvab selline taim nagu vesimünt. Meil on siin naabruses selline taimeravikool, suvekool ja siis ma sealt sain taime ja siis ma nagu tõin ta siia. Siis on siin jõe ääres kasvab palju lodjapuud. Nii et ma olen siin supilauaga nagu jõe peal sõitnud ja siis on see jõe äär on nagu sügisel punaseid lodjamarju täis. Nagu minu jaoks nagu selle koha nagu hingeks ja südameks, et väga vanad, väga võimsad puud, mis nagu hea meelega jagavad ennast sinuga. Nii, jätkame siis pitsateoga. Pitsataigna ma teen speltajahust, täistera spelta. Et ma olen sellega nagu nii ära harjunud, et kui kuskil sööngi sellist puhtalt nisujahu, valgest nisujahust pitsat, siis tundub nagu nii võõras maitse, et minu meelest nagu see spelta on, nagu ta on esiteks ta on tervislikum, aga ka nagu see tema maitse on nagu palju selline, ta ongi nagu maitsekam. Et ma ise olen nagu hästi ära harjunud nagu selle spelta põhjaga, et loomulikult ta ei, kui sa pitsat teed, siis ta ei kerki nii nagu see tavaline nisujahu kerkib, aga minu jaoks nagu täiesti piisavalt. Ja siis ma panen siia veel sisse siis oliiviõli, siis juba maitsestan ka nagu seda taigent, maitsestan punelehega, kuivatatud punelehte panen, sool, natuke suhkur ja nagu natuke pärmi. Ja praegu ta on täna, ma panin ta kerkima siis kuivatisse, kus tal on siis 35 kraadi.
et siis, et see tänane ilm nagu tundub, et väljas on alla 20 kraadi, toas on alla 20 kraadi, et muidu ta ei oleks nagu meil üldse kerkinud, et ma panin ta siis 35 kraadisesse kuivatisse, seal ta oli siis 4 tundi. Edasi me teeme siin nagu ettevalmistustöö, me hakime kõik valmis, nii et kui ahi saab valmis, see kõik oleks nagu hästi kiire, nii et me teeme kiiresti selle pitsa ja kiiresti läheb ahju ja veel kiiremini saab ta siis valmis. Nii et seal ahjust on ta maksimum selline 1-2 minutit, sest see ahju kuumus on lihtsalt nii kõrge, et ta küpseb kiiresti. Pitsa ahi tahab siis kuumenemiseks vaja selline umbes 2 tundi põlemist. Öeldakse, et see pitsaahju kuumus on selline umbes 300 kraadi. Ja siis, kui ta on valmis, siis ma lükkan kõik need halud ja söed lükkan ühele poole, pesen selle põranda ära, nii-öelda selle küpsetuspõranda ja siis see pitsa siis sealt labide pealt läheb siis otse sinna selle ahju põrandale. Ja eile ma siis tegin ka värskelt meile kastet, tomati paprika kaste. Nii et kuna tomateid on sellel aastal vähe, aga paprikat jällegi täitsa parasjagu, siis ma tegin pooleks. Tomat ja paprika pooleks, siis natuke sibulat, basiilikut. Ja tahtsin panna natuke siis ka teravust, aga siis tšillit sai pisut liiga palju, nii et kujunes välja siis selline vürtsikas tomati ja paprika kaste. Nii, alla tuleb panna palju jahu, et ei oleks sellist kinnijäämise ohtu. Teda siis niimoodi nagu käte vahel. Teen selliseks ilusaks ümmarguseks. Ja ükskord siis, kui mul olid naabrid siin, tegime koos pitsat ja naabrid on keraamikud, peavad Piusa savikoda, siis nende pitsad tulid ideaalselt ümmargused. Ei, minul ei ole õnnestunud nii ideaalselt saada ja kuidagi nagu ei ole see nagu ka nagu eesmärgiks olnud. Aga nendel on see vaata ilmselt nii käe sees, et see vorm peab nagu olema selline täiuslik. Ja siis ma aitan natukene kaasa tainarulliga. Ja äärtesse ma ei pane seda kastet. Et võib-olla siis teemegi selle ühe pitsa, teeme selle teravama kastmega. Ja väga palju ei ole ka nagu mõtet panna, sest et mida rohkem on sul seda manti siin peal, et seda suurem on oht, et ta sul seal ahjus võib natuke nagu ümber minna. Ja sest et see igasugune vedel teeb ka selle pitsa ju natuke vedelamaks. Ja siis mulle väga meeldib suvikõrvits. Minu pitsad on taimsed pitsad. Ja siia võiks näiteks panna natuke kukeseeni. Et üldiselt nagu selline reegel on, et less is more, et ei maksa nagu üldse nagu üle pingutada nagu erinevate nende katetega, aga samas jällegi on palju häid asju, mida siis tahaks nagu kõik maitsta seal pitsal ja näiteks on just see kappar on selline, mis on nagu annab sellise mõnusa sellise särtsu. Kas see on ka vürtsikas? Ta ei ole vürtsikas, aga ta on natuke soolane. Nii et kui sa nagu kapparit paned, siis võib-olla, meie paneme praegu siin nagu vähe seda, aga kui sa paned rohkem, siis pead arvestama, et sa võib-olla soola väga palju ei pane. Et mina siin ikkagi sellele suvikõrvitsele praegu natuke panen nagu soola peale veel. Ja võib-olla nagu tore ka natuke seda sinihallitusjuustu panna. Ja värviks võib-olla natuke ka siis
natukene paprikat ka. Ja võib-olla esialgu nagu rohkem midagi ei panekski. No juustu muidugi alati, et pitsas on ilma juustut. Basiilik läheb pärast küpsemist peale. Et muidu see basiiliku leht nagu kõrbeb seal kuumuses ära. Nii, siis ma aitan selle pitsa siia peale. Võibki ka natuke need ääred nagu ka nagu üles panna. Sa võtad aega ka või? Silma järgi. Et see põrand siis nagu küpsetab seda põhja ja siis see puu, mis seal kõrval põleb, et see siis nagu aitab küpsetada seda pitsat nagu pealt poolt. Et tavaliselt nagu selline minut-2 ja on valmis. Nii, ja siia läheb siis peale basiilik. Ja siis saab veel sellist oliiviõli saab veel peale siia raputada ja võib hakata nautima.